Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mida jutu ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar alustamas Keskpäevatundi. Kogu elu murrame pead ja otsime vastuseid sadadele tuhandetele küsimustele, aga lõpuks on meil vastus ikkagi valmis ja isegi teada, nagu selles Ruja klassikaks lauldud laulus, mida tänased õpilased esitavad ka koolide pidulikel sündmustel. Aga on midagi, mis loodetavasti ka jääb nii, nagu ta täna on. 30 aastat tagasi muudeti Eesti tollast konstitutsiooni ja sellest ajast alates on eesti keel meie maal riigikeel. Minu arvates võiks veel rohkem olla. Mis teid täna eesti keele kasutamisel häirib või mis heameelt teeb? Igaks üks parandan 36 aastat tagasi. 36 aastat tagasi, jah. Ja siis oli 16. november see deklaratsioon, millega siis Eesti kuulutus end suveräänseks ja selle järgi võeti vastu Eesti NSV keeleseadus. See oli küll nagu ilmutus, sest et ega me siis nagu nõukogude inimestena sellest seaduse loomest ei teadnud mitte midagi. Kusagil keegi rahvaajal esikülge ei lugenud, seal siis aegalt ilmusid mingisugused seaduse ja muud muudatused. Aga nüüd äkki avaldati lehes mitu lehekülge pikk seaduse tekst. See oli juba ise ilmutus, et tõesti seadus on lahti kirjutatud paragrahv haaval, aga et seal oli siis kirjas ka millised nagu võimalused ka vene keelel ja kõik muud sellised asjad. See jäi nagu tähele panemata. Me lugesime seda, et eesti keel on Eesti riigikeel. Siiamaani, aga nüüd õnneks ilma nende ENSV aegsete lisanditeta. No ega eesti keele tähendus ju, mida enam me vaatame kõik võimalikke sündmusi, mis toimuvad Gruusias või siin Euroopa piireski lähemal, aina selgemaks saab, et seal mitte küll enam keel, eks ole, seal käib ka venestamine nii-öelda Gruusia kohalikus keeles, aga keel, kultuur ja muu selline asi on tõepoolest selline, kas nüüd viimane või kõige olulisem ikkagi rindejoon ja kaitsesüsteem, millega end kõik võimaliku võõra mõjutuse vastu kaitsta. Ja kui see kõik kasutamata jääb ja see kõik kuidagi lödilt
jutt voolab üle lauaserva nagu Dali pehmed kellad tema maalide peal, siis ega meil palju, meil on tulemas jälle kohalikud valimised või me arvame siis, et need kulgevad nagu kuidagi lihtsalt või et meie kuri idanaaber ei taha meid kuidagi moodi nii oma valitsuse valimistel kui Riigikogu valimistel sellele järgnevalt mõjutada, siis me eksime sügavalt. Ja selles osas selline nii-öelda kummivenitamine, et ei saa ja nagu kogu see haridusse puutuv on sellises nii-öelda relvade ostmise vaimustuses kui ainus kaitsekilp, mida meile eksponeeritakse, kuidagi õnnetult ju tahaplaanile jäänud ja nagu ma aru saan, ega seda hariduslepet jälle ei sündinud. No jaa, aga vaikselt oleme ikka edasi liikunud. No ega me liigumegi edasi, ega me ju võimegi öelda, et alati see sama küsimus, et kas pudel on pool täis või klaas või pool tühi, et ega ju objektiivselt meil läheb väga hästi. Lihtsalt küsimus on selles, et mida paremini sul läheb, seda avaramaks muutub su vaade, seda rohkem sa näed maailma ja sa näed neid riske. Ja hulljulgelt elada minu meelest ei ole tänases maailmas õigust. Mina küll ei mäleta, millal ma viimati pidin tõdema seda, et ma näiteks kusagil kaupluses ei saa müüjast aru, sest ta ei oska eesti keelt. Mina kogen seda päris sagedasti. Mina ei ole seda kogenud ja mulle teeb hea meelt, et umbes 6 aega tagasi just Tallinna vanalinnas asuvas Vene kiriku uksel vahetati ka lõpuks ära sildid ja pandi sinna ka eestikeelne silt, aga sellel tuli eraldi tähelepanu juhtida. Väikse keelena me peame, väikse rahvastikuga keelena me peame ikkagi kogu aeg valvas olema, see on selge. Et see võitlus ei lõppe, üks seadus või üks korraldus või ka kogu haridussüsteemi üleviimine eesti keeleks veel ei tähenda seda, et nüüd me oleme rahulikud. Me oleme jätkuvalt väga suure surve all. Küsimus on sellest, mitte ainult selles vene ja slaavikeelses surves, valdavalt venekeelses, aga ka inglise keele surve ja üldse, et me peame olema paraku siin kaitseseisundis, aga targalt kaitseseisundis, mitte teha rumalusi ja olla nagu siis enda nagu eestlase kui nutika rahva vääriline ka oma keele rakendamises. Aga need kohad, kus me ei saa eestikeelset teenindust kauplustes või kus mõni Vene maailma jünger ikkagi ülbab, sellele tuleb alati reageerida lihtsalt. Ma käin ilmselt õiges kohas. Sul on vedanud sinu nii-öelda ümbrus on olnud sinu suhtes soosi. Kuulge, haridusleppest. Haridusleppes on kokku lepitud ja ei ole ka õigemini jõudnud see jaanuaris alguse saanud protsess sellise tulemuseni, nagu alguses loodeti. Tegemist on hea tahte lepinguga, aga leping on leping. Leping on kokkulepe, millega osapooled kohustavad midagi tegema või siis tegemata jätma. Täitmiseks on see kohustuslik, aga igal juhul, kui lepingule on allkiri antud. Esmaspäeval kirjutavad sellele alla haridusminister, haridustöötajate liit, ametiühingute esindajad, koolijuhtide ühendus ja vaid 9 omavalitsust. 79 omavalitsusest vaid 9 on teatanud, et on praegu valmis leppega ühinema ja see teeb selle lepingu või leppe ikkagi kõvasti lahjemaks kui kavandatud, eks ole? No tegelikult tekib küsimus, mis lepe see on ikka ja kellega see lepe siis lõpuks on. Et on olemas ju seadus, mis paneb kohustuse koolijuhtidele tegeleda oma töötajate, oma õpetajate töökorraldusega. Ja nüüd äkki sellest leppes kuidagi selgub, et minister üle koolijuhtide, üle omavalitsuste kui koolipidajate pea on hakanud määratlema, et klassijuhataja tunnid on nagu eraldi vaja välja tuua ja seal veel panna tundide arvu paika. Et mis asi see nüüd on ja tegelikult on see selles mõttes suur segadus, mis on ilmselt järelkaja aasta tagusele või selle aasta alguses toimunud õpetajate streikidele, õpetajate streigi ähvardustele või mis asjad need tegelikult olidki, et kas ütleme streigi ähvardused pigem. Et ilmselt on haridusminister läinud kaasa selle ähvardusega, et midagi on vaja teha, teeme haridusleppe, aga ta ei anna mitte midagi juurde, ta ei anna ei palka juurde ja raha juurde, ta justkui nagu kirjeldab mingisuguseid lahendusi, aga need ei ole mitte lahendused, vaid tegelikult, kui seda nagu päriselt uurida, mida see lepe sisaldab, see võtab nagu koolidelt autonoomia ja see segab ka koolide ja omavalitsuste suhteid. Aga koolijuhid on ju omavalitsuste poolt seatud
kui koolipidaja poolt seatud, kes peavad vastutama. Ja nüüd see lepe, õnneks ta on mitte seadus, et lepe ikkagi, ta tekitab lihtsalt segadust ja sellega ei olda nagu koolide poolt ja ka omavalitsuste poolt rahul, mida neid näitabki see, kui vähe omavalitsusi sinna taha tuleb. Ja see, millel sa Aimar viitasid, ongi üks probleem, et omavalitsused ei näe riigipoolseid garantiisid, et selle leppes ette nähtud õpetaja karjäärimudeli jaoks leitakse raha ja nad kardavad, et see kukub kolinal nende kui koolipidaja eelarves. See on üks probleem. No me oleme veel laiema probleemi ees, et küsigem siis lihtne küsimus, et palju meil omavalitsusi on, 70 pluss tänaseks hetkeks. 79 omavalitsust Eestis, et kas tõesti me usume, et meil on Eestis, raske oli uskuda siis, kui omavalitsusi oli 100, raske on uskuda ka seda, et täna umbes 80 kõrgelt haritud haridusspetsialisti on Eesti peal olemas, kes suudaksid kooli korralduse ja juhtimise sedavõrd heale tasemele viia, et meie siin teiega selles saates väga ei nuriseks, õpilased oleksid rahul, vanemad oleksid rahul ja kõik koolid oleksid ideaalsed, ehk et meie kooli küsimus on selles, et omavalitsus võib olla küll kooli kui maja pidaja, aga hariduskorraldus nii väikeses ühiskonnas, kui seda on Eesti koos kõikide inimeste paikapanekuga, võib-olla isegi palkamisega, omavalitsuste vastutuse alla tõstmine on ikkagi nende jaoks üle jõu käiva ülesande panemine nende õlgadele, sellepärast et koolikorraldused omavalitsuste enda võimekuse tõttu on Eestis väga laia väga laia käärihaarade vahel laiali ja selles mõttes ma pigem pelgan seda, et koolide korralduses ja õppekorralduses tänasel hetkel, kus me räägime ikkagi kõikvõimaliku infotehnoloogia kasutamisest ja millest iganes, siin peab toimuma mingi olulisem revolutsioon ja muutus, et kooli võite te pidada omavalitsused, aga haridust korraldama panna nii paljusid omavalitsusi lootuses, et sealt midagi head tuleb, on naiivne. Jah, ilma lisarahata, aga tegelikult omavalitsuste probleemid on, kui lähme sellest leppest laiemaks, laias laastus kahesugused. Üks on koolivõrk. Kui palju siiski on koole optimaalne, mida saaks üldhariduse rahade eest ka korralikult ülal pidada. Me teame, kuidas katsed sulgeda mõnd väikest kooli muutuvad üleriigiliseks ja märgiliseks ja võib-olla ongi see vajalik. Teiseks on õpilaste arv, mis mõnel pool kasvab ja mõnel pool kahaneb. Ja mõlemal juhul on vaja kvalifitseeritud õpetajaid. Ka väikestes koolides on vaja aineõpetajaid ja suurtes koolides on vaja neid lihtsalt rohkem. Nii lihtne ongi või nii keeruline ongi. No ilmselt on siin mitmed asjad nagu siiski sassi jäänud selle leppega seoses, et üks asi on see, ma olen Marek nõus, et hariduse sisu pool kindlasti see on riigi asi, see et ei ole, et iga omavalitsus annab nagu oma haridust. No tänasel hetkel ju on, nad palkavad õpetajaid, nad palkavad koolidirektoreid, mida väiksem omavalitsus, seda rohkem kõikvõimalikku onopujapoliitikat ja nii edasi. Ma ei lööks need omavalitsusi nüüd ühe lauaga, aga ma tean, et probleemid on. Aga praegu antud juhul, me räägime haridusleppest, see nagu näitab küll neid võimalikke nagu tulevikus vajalikke suundi, kuhu võiks liikuda, aga samas on ta ikka samm tagasi selles mõttes, et võtab just koolijuhilt ära selle talle nagu seadusega pandud üles, ta ei võta muidugi, see ei ole seadus, aga ta nagu seab kahtluse alla koolijuhi suveräänsuse oma õpetajaskonna ja töötajaskonna tööaega vastavalt siis tema ja õpetajate vahel tehtud lepetele reguleerida. Et ta annab nagu, toob välja selle, ma olen just koolijuhtidega rääkinud, et see klassijuhataja välja toomine kui mingi eraldi lisatöö, mis on juba tööseadusandluselt nagu arusaamatu, kui lisatöö, siis ta peaks olla ühekordne või nagu vähekordne, aga see on ju pidev töö, see peaks olema õpetaja kutses sees, järelikult tema põhipalgas sees, koos kõigi selle sinna kuuluvaga. Aga nüüd ta tuuakse kuidagi välja ja üle direktori pea annab minister korralduse. Ja see peaks ikkagi olema koolijuhi määrata, mitte koolipidaja määrata, aga ma ei ole suga selles mõttes, kui ma sust õigesti aru sain, Aimar, ma ei ole suga selles mõttes nõus, et klassijuhataja töö, kui seda õpetaja teeb ikkagi südamega ja pühendunult, see on ikkagi selgelt lisatöö. See ei ole lihtsalt kontakttundide andmise, nende ettevalmistamise kõrvalt mingisugune vaba aja veetmine kord 45 minutit oma klassi õpilastega. See on midagi enamat. Aga see ongi koolijuhi korraldus, kuidas ta seda jagab.
aga me ei tea, need võivad olla väga erinevad mahud, väga erinevad, on õpetajad, kellel on tunnikoormused ka erinevad ja see koolijuht teab ju paremini. Koolijuht teab väga hästi, nagu meie sinugagi siin, et klassijuhataja töö on väga eriline, ülivajalik. See on väärtuslik ja selleks peab olema ressurss rohkem käes, aga mitte nagu andma nagu selleks nagu juba mingi piirangud või kohustused veel juurde ja siis see viib lõpuks mingisse formalistikasse, et jälle kõik on leidlikud, siis kuidas sellega ka rohkem midagi raha juurde kaubelda või edasi, aga raha tünn on tegelikult ju sama. Küsimus selles, sinna tünni raha juurde ei tule. Palku tegelikult ei tõseta. No vot, siin ongi täpselt see sama asi, et me tahaks kvalifitseeritumat tööd, aga selle eest maksta ei ole kusagilt võimalik. Mõnes mõttes on ühiskonnas laiemalt, kui te vaatate, mis toimub, siis mõnes mõttes väga selline inimorganismi laadne protsess käima läinud, kus ütleme, jalg laguneb ja natukene sõrve on lagunemas ja võib-olla veel midagi lagunemas, süda ja aju töötavad, seda kaitstakse ka inimorganismis kõige enam, aga kõik, mis natukene lagunema hakkab, see lagunetatakse lõpuni ära. Kangreen viib jäseme küljest ja kõik, mis iganes, et see toimub ka ühiskonnas, et me nagu püüame üle reguleerida, saamata aru, et on teatud protsessid, mis tuleb hambad ristis nagu lõpuni viia. Näiteks kas või hea haridus tähendab tegelikult seda, et hea haridus tähendab meil mingil hetkel rohkem häid insenere, mis tähendab lõppkokkuvõttes seda, et meil on mingil hetkel võimalik nagu tööstust käima panna ja neid asju kaubelda ja müüa ja tekitada eksporti ja kasvatada majandust. Ehk et kui asi hakkab kusagilt natukene nagu lagunema, võtame me väga loomuliku hoiaku. Küll nad ise toime tulevad. Tegelikult ei tule. Tegelikult süüakse ka inimorganismis ära kõik asjad, mis natukene perifeerias ja nii tundub ka, et haridus on meil mitte ei süda ega aju, vaid tänasel hetkel mingisugune jäse või muu asi, mida väga ei kaitsta. Ja selle jaoks ongi olemas mõistus ja terve käitumine, et püüda parandada seda, mis lagunema hakkab, kuna ühiskond peab olema tervik. Ja keegi ei julge seda vastutust võtta, igalt poolt kraabitakse kokku veel mingisuguseid maksurahasid aina rohkem ja rohkem ja loomulikult sellises ahelas see tekitab tegelikult olukorra, kus me summutame ühiskonda just nimelt selliste kummaliste otsustega. 70 omavalitsust on teatanud, et praegu ei ühine. Ma toon Tartu linna näite, mille volikogu otsustas ka mitte leppega ühineda. Tartu, mida peetakse ikkagi üheks hariduskeskuseks. Tartu volikogu ütles, et see leppega ühinemine tooks Tartule kaasa mitme miljoni euro ulatuses täiendavaid kohustusi. Ja praegu ei saa seda suurendada ja ainuüksi õpetajate kontakttundide piiramine, mida see leppega ette näeb, tooks Tartule 2,4 miljonit eurot lisakulu. See oli nüüd volikogu otsusest läbi käinud informatsioon. Ja linn viitas ka sellele, et linnavalitsus sõlmib koolidega igal aastal Tartus siis kollektiivlepingud, mis tegelikult nii reguleerivad õpetajate töötingimusi, et milleks siis peaks seda veel eraldi üle käima. Kui on kollektiivlepingus koolid kokku leppinud, et jah, ma ei tea, õpetaja kontakttundide koormus võib olla natuke suurem kui 24 või 26, sealt edasi juba on keeruline. Et siis see on aastane leping ja las ta olla, olgu see siis koolipidaja ja kooli vaheline kokkulepe. Ma täitsa nõus ja siin tegelikult varjus on ju veel üks protsess, et uus kooliõpetajate tasustamise süsteem, kus enam ei nähta üldse ette konkreetselt kontakttundide arvu, vaid see on ka õpetaja palk, mille sees siis ka lahendatakse ära need tunnid ja ka klassijuhataja tunnid. Aga see, ma tean, ei ole eriti populaarne muudatus, mille eest siis ka nii mõneski omavalitsuses on õpetajad või koolijuhid lennanud, kui nad on tahtnud väga intensiivselt sisse viia. Ma tahan öelda, seal on nagu neid lahtisi otsi palju ja praegu antud ise haridusleppe kui selline, kui idee on minu arust väga samm õiges suunas, selles ei kahelda, aga tundub, et see on kuidagi poolele jäänud see arutelu ja kas kõik osapooled on ikkagi õieti kaasatud või see on ikkagi nagu selline, et teeme kiiresti ära, sai ju lubatud. Eks ole, see oli see kevadise... see oli tegelikult õpetajate streigi puhul üks lubadus, et jõuame nüüd kokkuleppele head õpetajad.
ma just mõtlen seda, et olles vestelnud viimasel ajal üsna paljude noorte ja edukate õpetajatega, kellel ühest või teisest haridusprotsessist hea ettekujutus ja küsides ka neilt, et kas neid on näiteks kaasatud ühe või teise, nende tulevikku puudutava otsuse tegemise juurde, olen ma pigem vastuse saanud, et seda ei ole ja nad teevad entusiastlikult oma tööd, kuna neile meeldib õpetada ja see entusiasm on märkimisväärne, nad õpetavad õpilasi ka ilma paberi ja pliiatsita asju ajama, täpselt see, mida me kirume, et lapsed on väga palju nutiseadmetes, vastupidi, nad võtavad selle kasutusse ja näitavad eeskuju sellega, kuidas teistmoodi teha. Mulle tundub, et kui tänase päeva plaane veel, mis meil siin saates on nagu ette võtta, siis ega mingisugune selline kuidas ma ütlen, selline suutmatus ministeeriumite tasemel asju ajada või ka valitsuse tasemel ühiskonda nagu toimima panna ja toetada seda logiseb igalt poolt, et see alati me vaatame, et jah, et kui keegi osutab võimu poole pealt näpuga, et näete, seal on probleem, me kipume nagu vaatama sinnapool, tegelikult me peaks vaatama selle keha külge, kus see käsi on ja millest see näpp välja tuleb. Ja probleemid on aina rohkem ja rohkem, vähemalt ka hariduse vallas, ministeerium on ju suur, neil on täpselt, et seal on nagu palju ametnikke, kes fraktalina on nagu arenenud, igaüks tegeleb mingisuguse tõenäoliselt mingi väikse asjaga, mis on väga oluline ja väga oluline ja väga oluline, aina väiksemad asjad on väga olulised, mis tähendab tegelikult seda, et see suur pilt, see mida sageli kritiseeritakse, selline helikopter või linnulennuvaade jääb olemata. Ja meil ei ole ka tegelikult ju tänasel hetkel mitte ühtegi foorumit, kust me selle kohta mingit teadmist saaksime. Võib-olla sellele teemale veel paneks nagu resümeeriks ka seda, et haridusministeeriumil on väga suured rindejooned avatud rinded ja minu arust kõige tähtsam asi, millega praegu peaks ikka haridusminister tõsiselt tegelema, kontsentreerima kõik jõud tähelepanu, see on eestikeelne kool. Sellega ei ole ju kaugeltki kõik hästi, probleemid ei ole kaugeltki lahendatud, aga nüüd avada uusi rindeid, uusi kakluseid ja samas kui haridusleppe puhul näeme, et ei ole asjad üldse lõpuni räägitud ja kõik osapooled piisavalt nagu oma panust saanud anda. Kas su sõnum on see, et meil on vaja tegelikult hariduses korralikku kindralit, mitte seersanti või leitnantit, kes... neid rindejooni ja hariduses on ikkagi jube palju, et tegelikult nad on kõik nagu korraga laua peale kuhjunud ja siis nad vajuvad sealt nagu maha või lükkuvad lauaserval. Koolivõrgust räägiti. Õpetajate koormusest räägitakse siiamaani, rääkimata õpetajate palgast, mille jaoks ka selle karjäärimudeli puhul, mis on minu jaoks ka natuke ebaselge, see 4-astmeline karjäärimudel, mille jaoks järgmise aasta riigieelarves ja eelarvestrateegias selleks järgnevatel aastatel raha pole ette nähtud, et siin on tegelikult neid probleeme väga palju ja keegi teist ütles, et tegelikult mulle ka tundub, et koolijuhil, mitte koolipidajal, vaid koolijuhil võiks olla ikkagi selles mõttes mustvalgelt rohkem õigusi kehtestada mingisuguseid norme. Vot sinu koormus on selline, sinu palk on selline. No see tähendabki finantsilist iseseisvumist, see tähendab paljuski ka seda, et koolijuht ei saa olla omavalitsuspoliitika osa ehk et kellegi sõber, kellegi tuttav, kellegi sugulane, kellegi mingisugune parteikaaslane. Aga koolipidaja on omavalitsus. Koolipidamine on majapidamine. Tegelikult kui koolipidamine oleks majapidamine ja kooli sisu ehk õpetajaskond ja selle faktiline juhtimine, mis puudutab nagu haridusprotsessi, oleks sellest lahutatud. Vaata, mis toimub Tallinna võimuliidus, mis on küll väga kunstlik moodustis, aga juba see sama haridusleppe on tekitanud Tallinna abilinnapeade vahel taas sellise sõnavahetuse. No jaa, aga see ju jääbki olema, et nii kaua, kuni kooliga kaasneb riigi poolt saadav rahasumma, mis on nagu mitte ainult kooli kui füüsilise struktuuri, mitte ainult riigi poolt, omavalitsusi on rikkamaid omavalitsusi, nagu see sama Tallinn, mis veel maksab omakorda lisa. Jaa, aga see tähendabki seda, et kooli pidamisel kogu see haridusprotsessi sisuline juhtimine omavalitsuste tasemel, kui isegi riigi tasemel tullakse sellega toime väga kehvalt ja tekitatakse, nagu me siin arutame, pidevalt uusi rindeid, millega tegeleda, millega näidata, et me tegeleme veel sellega, teisega ja kolmandaga. Põhiasi ehk eestikeelne kool jääb selle tõttu veel kuhugi tahaplaanile, siis see probleemide ring ongi nagu laiem ja me killustame, loomulikult õhinal on valmis ametnikud alati võtma järgmise ülesande enda ette, et tõestada oma olemasolu vajalikkust. Me ei kahtle selles üldse, nii Tallinna
kui riigi tasemel või linnade ja omavalitsuste ja riigi tasemel. Ja see killustumise nähtus, mis nagu tekib, ütleme, bürokraatia vohamise mehhanismi on ju tuvastatud ammu ja ammu, see ei ole midagi uut, mida me siin lauale paneme, aga asjaolu, et see toimub ka hariduses, kus ma ei oska öelda, et sõjaväes tähendaks see seda, et keegi tuleb ütlema, et tegelikult tühja need raketid, et aga nagu saapapaelad, need on kõige olulisemad. Kui saapapaelade värv on vale, siis me võime kaotada sõja. Et see killustumine, mis toimub täna mitte ainult, ütleme, siin haridus- ja teadusministeeriumi kontekstis, vaid tegelikult kõikide ministeeriumite kontekstis torkab silma ja väga valusalt. No tegelikult killustumine on siin asja üks pool, teine pool on jälle tegelikult nii-öelda tsentraliseerimine seal, kus seda võib-olla vaja ei oleks. Aga see on juba hoopis uus teema tegelikult, kui rääkida üldse omavalitsustest ja uuest kohaliku omavalitsuse seadusest, aga võib-olla räägib sellest teine kord. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkub, Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar. President Kersti Kaljulaid tõreles teadlastega ja sellest kirjutasid kõik suuremad väljaanded. Ja Kaljulaid tekitas ilmselt soovitud arutelu vähemalt kõige suuremates gruppides. Möödunud nädala lõpus toimus Tallinnas siis rahvusvaheline polaarkonverents, mille ühes vestlusringis osales ka Kaljulaid. Ja tema sõnum oli, et Eesti teadlased ei ole suutnud inimesteni tuua kliimamuutuste tõsidust. Teinud halba tööd. Ilmselt ongi kommunikatsiooniprobleem, sest võimalik, et ongi, jah? Ei, see, kuidas ma nüüd ütlen, et see on nagu selline, et kui eesmärk oli diskussiooni tekitada täiesti sisutu väitega, siis see eesmärk on täidetud. See eesmärk on täidetud, nii nagu ka tegelikult selle hüüatuse sisutuski kindlaks tehtud, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, mis muutust peaks tekitama teadlane, kellel on arusaam teaduse meetodist ja teadmine ka selle kohta, kuidas üks või teine protsess toimub. Ma võin kinnitada, et kõik teadlased, kes teavad tõepoolest kliimamuutuse olemust, õpetavad seda palehigis oma üliõpilastele, õpetavad seda oma kolleegidele, teevad sel teemal teadustöid ja see kõik nagu toimub. Nüüd ühtäkki öelda, et teadlast on võimalik kasutada ka sellises kõrges aukandja väites, nagu ekspresident Kaljulaiul see oli, nagu kindlustuslepinguna poliitikute suhtes, oleks nagu pehmelt öeldes naiivne, sellepärast et otsuse selle kohta, millises suunas liigub ühiskond, millises suunas muutub majandus, suudab teha iga ühiskonna, parlament, paika pandud valitsus, määratud ametnikud, sealhulgas ka presidendid, eks ole. No jaa, aga nad arvestavad ju ideaalis teadlaste hinnanguid ja arvamusi. Igal inimesel, kui ta on nagu vaba tegelema poliitikaga ja mõjutama seadusi, on vabadus huvi tunda selle vastu, mis toimub. Mitte keegi ei saa sundida teadlast minema ja elama Kersti Kaljulaiu voodi kõrval ja talle unejutte rääkima sellest, kuidas kliimamuutus toimub, või kui ta ütleb, et ta ise neid unejutte on kuulnud, siis ei saa keegi kohustada teadust ja teadlasi tegelema sellega mõne muu ministri. Ma tahaks siia vahele öelda, et meie lehest Postimehes, kus sa Marekiga töötame, Marek on toonud sinna küll, mitte ainult Marek, vaid meil on veel teisi rubriike seal fookuses. Mina loen küll pidevalt kliimamuutusi, Eesti teadlased on kliimamuutusest väga palju kirjutanud. Minu suguse jaoks, kes ei ole selle valdkonna spetsialist, mina olen selle pildi küll ette saanud. Küsimus on pigem selles, võib-olla mida Kersti Kaljulaid presidendina ei ole nagu oma ekspresident, nimetatakse ikka president. Üks on istupresident, tema on president. Ta ei ole võib-olla tähele pannud, et meil on ikka väga palju selliseid muid gruppe ühiskonnas, kellele võid sa ükskõik kui tõsist teadust rääkida, ta peab seda ikka mingisuguseks vandenõuks, mingisuguseks arusaamatuks tegelikult ja nendega nüüd niimoodi ei saa küll võidelda, et sa paned kogu Teadusakadeemia ühes rivis ühte juttu rääkima. Ei peagi ju nii ole. Ja ma tahangi öelda seda, et selles veel kord väljendub naivism, üleolek ja protsessidest mitte arusaamine, et selline etteheide üldse teha. Just. Ehk et loomult ei ole, kuidas ma ütlen, nagu laias laastus selline uugapuuga usk ju mitte kunagi selle põhjus
või sellest põhjustatud, et akadeemikud ei käi või teadlased ei käi inimestele piisavalt rääkimas, sellel on muud sotsiaalsed ja kultuurilised põhjused ja igas ühiskonnas paratamatult ongi inimesi, kes ei usu mitte midagi, mida neile räägitakse. Aga üks ratsionaalne iva ka ikkagi, mida mina tooksin välja, mina olen ka olnud hädas, mitte nüüd kliimateadluse seisukohalt, aga muude teaduste valdkonnas ma tean inimesi, teadlasi, kes teevad fantastilised huvitavad asju, kes maailmas löövad läbi. Ja ma olen palunud, et ma tahaksin Postimehele ka nendega siis koos intervjuu, nad kirjutaksid ja siis selgub, et see on täitsa võimatu. Aega pole. Me ei saa lihtsalt mitte midagi teada, mida meie suurepärased teadlased mingid muudes valdkondades, olgu ta siis linnaareng, olgu ta siis sotsioloogia, olgu ta siis võib-olla muu ajalugu näiteks. Ja siis mul on vähemalt üks asi, mida me Marekiga oleme teinud, et podcaste, kus saavad nad rääkimas, 1 tunni ikka leiavad, eks ole, et rääkida, aga üldiselt on see probleem, et me oma teadlaste toodangut või nende tulemusi ei tea, ei tunne, neid ei tutvustata. Meie ei tutvusta, aga võib-olla peaksid teadlased ise ka olema aktiivsem. No teil võtame võtame teadlase. Kas nad ei jõua kuhugi välja? Võtame teadlase kui inimese, millises seisus ta on või töö, mida ta teeb. Tema elu sõltub sellest, ta on veel kui tippsportlane on tippsportlane, 10 aastat oma elust umbes niimoodi. Teadlane võiks kauem olla. Ei, teadlane saab olla teadlane, kui ta eluaeg on tippsportlase staatuses, ma ei tea, kui mõistlik see on, aga Euroopa, nii nagu ka Eesti teadusrahastus põhineb arusaamal, et teadlane peab pidevalt publitseerima. Loomulikult peab see publitseerima ja endast teada andma, aga meie publitseerimise rütm on paika pandud, see südamerütmur teadlase jaoks on see, et iga aasta ja nii palju. See tähendab meeletut koormust, see tähendab seda, et sa närid küüsi pidevalt selle üle, et kas sa saad lisarahastuse, sa eladki projektipõhiselt ja projektipõhine elu tapab lõppkokkuvõttes, ta tapab tähelepanuvõime, ta tapab teaduse kvaliteedi, see rütm, millega Thomson Reutersi kirjastus on pannud teadlased tegelema olümpiamängudega just nimelt Mandri-Euroopas, sealhulgas ka Eestis, kui palju pead publitseerima, milline peab see indeks olema, kuidas sind hinnatakse, see on automatiseeritav. Bürokraatidel on see hea, kui teadusele halb. Midagi sellist ei kasutata ei Ameerika Ühendriikides ega ka Suurbritannias tänasel hetkel, seal on teadus teistmoodi korraldatud ja tulemused palju paremad, ettevõtluse kaasatus palju suurem, sellepärast et ettevõtja jaoks ei ole sellest, kui palju teadlane on publitseerinud ühe või teise kategooria artikleid, mitte mingit kasu, tema huvi on hoopis mujal ja seda disbalanssi me täna näeme. Kui nüüd Kersti Kaljulaid ütleb, et talle tuli see täielik uudis, et asjad on sellised, siis antaga mulle andeks, inimene on ju kunagi olnud ikkagi teadusega kokkupuutes ja minna niimoodi lahmima, lahendamata tegelikult ja osundamata sellele probleemile, mis teaduses tegelikult on. Just nimelt see liigne hõivatus, see liigne närvilisus, eelarvete pärast, tegelikult stress, mis mingi piirini on ju positiivne, aga lõppkokkuvõttes ikkagi ruineerib inimesi. Üks halb asi on veel meie Eesti teaduse juures, millest Kaljulaid ei rääkinud ja see võib-olla ei ole veel nii suurt tähelepanu pälvinud, aga nädal tagasi oli meil üks lugu Postimehes akadeemik Jaan Unduskilt, kes rääkis nende keskuses Underi ja Tuglase keskus, mis oli teaduse evaluatsiooni protsessis ei läbinud, mitte sellepärast, et neil oleks kehva teadust tehtud, vastupidi, kõik oli hiilgav, aga üks kriteerium oli see jätkusuutlikkus võib olla nõrga, kuna me asume sellises kohas, kus me asume, siin on sõda kõrval. Ja see oli minu jaoks küll ehmatav ja see oli ilmselt Jaan Unduski jaoks ka ehmatav, et kõik on need samad hindajad, kes veel 3 aastat tagasi käisid, kõik oli hästi, aga nüüd sellisel moel, aga see evaluatsiooni protsess on oluline selleks, et ta saaks teaduse grant, eks ole. Ja aga see ongi tegelikult kogu see evaluatsioon, kogu see bürokraatia, mis on ehitatud teaduse kõrvale ja üle just nimelt selle tõttu, et bürokraadil on lihtne väljastpoolt tulevate indeksite abil mingeid asju seada ja see on olnud mõnes mõttes teatud hetkel ka Eestis teaduse revolutsiooniks ja muutuseks. Nüüd aga me näeme seda, kuidas teadus ei kosu ettevõtjate jalge alla piisavalt, ettevõtjad ei märka seda ja ei näe sealt kasu, need on üksikud ettevõtted, mis on teadusmahukad ja tänasel hetkel üks muutus, mis on
Teaduste Akadeemia presidendiks tuleb inimene, kes on sellist nii-öelda ettevõtluse ja teaduse korralduse läbipõimumist Soomes näinud ja kasutanud, Mart Saarma, jääbki loota, et äkki siis nii-öelda tuleb ka mingi diskussioon sel teemal ja võib-olla siis selle 5 aasta jooksul, mis tal on ametisaega olla, pühendab ta selle peale, et toob siis selle tervema käsitluse siia. Võib-olla muutub ka midagi teaduse rahastuses, sellepärast et Teaduste Akadeemia roll on kogu aeg olnud olla igasugustes komisjonides esindatud ja nõukogudes, aga seda rolli me näeme ikkagi väga tagasihoidlikult tänaseni. Marek, ehkki pinnas sellele, millele sa viitad, on ju tegelikult väga viljakas ja olemas. Võtame rohepöörde kui ideoloogia, selle ideoloogia mõistes kõige paremas mõistes. Kas selle kõrvale mahuvad veel teised ideoloogiad, mis ei välista rohepööret, aga näevad seda hoopis teisiti? Et minu meelest on see nii-öelda, mulle see sõna väga ei meeldi, aga rohepööre on tegelikult väga suur võimalus kõigi valdkonda teadlastele avaldada oma arvamust, esitada oma ettepanekuid, teha teadust, on ju nii? On küll, ühesõnaga see nimi ise on lörtsimine, mille tegi vist minu meelest ma ütlen vahele, ma kardan, et mõned teadlased kardavad seda, et nad saavad otsa ette sildi, oled kliimapanikköör või midagi sellist. Aga selle seaduse või protsessi lörtsiski ära Jüri Ratas, kes selle nimetuse pani, rohepööre, et maailmasisene, oli vist Jüri Ratas, et maailmasise Saksamaal räägitakse energiapöördest, mis on asja olemas, energiivende, mis on asja sisu, et me peame rääkima energiamuutustest. Keskpäevatund. Marek Strandberg, Aimar Raltosaar ja Ainar Ruussaar jätkamas saadet ja ma kahjuks pean ütlema, et raadio küll pilti ei näita, aga ma kirjeldan Strandbergi nägu. Silmad on 5 sentimeetrit peast väljas ja ta väidab meile, et me ei räägi ühest väga olulisest teemast, mille peale mina Aimariga vaatame niimoodi pead viltu, aga Strandberg ütleb, et sellest peab rääkima. Sellest peab loomulikult rääkima, sellepärast, et ütleme, kui me võtame seda, et mida ütles Konkurentsiamet selle peale, kui paluti uurida, et kas asjaolu, et patsiendikindlustuse puhul on vaid üks nii-öelda kindlustusselts turule tulnud, teatas Konkurentsiamet pärast pisikest uurimist, et nemad seda nii-öelda monopoli juhtumit uurima ei hakka, sellepärast et nemad ei näe põhjust, miks ministeeriumi kehv töö peaks olema kindlustusseltsi söö. Ehk asja sisu, mis sel nädalal aina selgemalt välja tuli, oli asjaolu, et ministeeriumi tegemata jätmise tõttu on meil tõepoolest turul vaid üks kindlustusselts. Ministeerium on toiminud sellisel moel, et ei ole andnud teistele kindlustusseltsidele ja üldse välja piisavalt andmestikke selleks, et üldse mingit pakkumist saaksid ka teised kindlustusseltsid teha. Ja tänaseks päevaks me oleme nagu sõna otseses mõttes patsientide jaoks lõhkise küna ees. Umbes 200 tervishoiuteenuse pakkujal, arstil ja perearstikeskusel ja hambaarstil ja kellel iganes seda kindlustust ei ole, kuna nende jaoks on see pakutav liiga kallis. Tulemuseks on see, et tervishoiuteenuse kvaliteet väheneks veelgi ja piltlikult öeldes on tegemist ühe järjekordse käkiga, mis pärineb meil Sotsiaalministeeriumist ja tõenäoliselt selle kõige peale ei ministeeriumi üks või teine juht ju tagasi ei astu ja olemuslikult oleme me tekitanud olukorra, kus 2025. aasta tuleb patsientidele veel vähemate tervishoiuteenuste pakkujate arvuga ja veel kallima tervishoiuteenusega, sellepärast et lõppkokkuvõttes maksab ju selle kinni ikkagi seesama inimene, kes arsti juurde läheb ja kes peab kusagilt selle raha saama, et arsti kindlustada selle vastu, et tema vastu kriminaalsüüdistust ei esita. Ma sinu pessimismi ei jaga, sellepärast et sellele on reageerinud lisaks sinu praegusele kirjeldusele ka Perearstide Liit ja mitmed haiglajuhid, aga perearstid on andnud isegi ju ministeeriumile aasta ämbri auhinna selle eest. Aga valitsuskabineti jõudis väga tähtis asi, jõudis laialt kooskõlastusringilt kliimaseaduse või õige nimega siis kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, millele tehti enam kui 900 parandusettepanekuid ja neid tegi enam kui 60 organisatsiooni. Suvel saadeti see seaduseelnõu kooskõlastamisele ja see tekitas küsimusi ettevõtjates ja looduskaitsetes ja ministeeriumid ei ole sellega nõus ja
üldiselt minu jaoks on jäänud kõlama selle kliimaseaduse põhjal märksõnad, et see on üldsõnaline, sisutühi ja majandust kahjustav. No aga täpselt nii ongi, selles mõttes, et ega kui kliimaseadust mingil hetkel hakati ette valmistama ja selline seltskond nagu Keskkonnaõiguse Keskus oli teinud põhjaliku analüüsi maailma erinevatest kliimaseadustest, osutustega selle peale, et mida kliimaseadused tavaliselt tagavad. Tavaliselt tagavad nad selle, et ettevõtjatel selles riigis on ühetaoline arusaam. Vaat see, milleks Kersti Kaljulaid kutsus üles nüüd teadlasi. Miks te ei ründa ega räägi? Et tegelikult see on kliimaseaduse küsimus. Ehk et selmet rünnata teadlasi oleks ta pidanud ütlema, et kuulge, kus on nagu selgepiiriline kliimaseadus, mis ütleks, et mis siis on Eesti arusaam sellest, milline on inimese ja kliimasuhe ja mida peaksid ettevõtjad tegema. Mida see tähendab ekspordile, mida see tähendab ettevõtjatele? See tähendab sellele, et seda peakski see seadus sätestama. Kliimaseadus ei paranda eksporti, ta muudab ekspordi profiili ja see, kas muudetud profiiliga eksport ehk siis keskkonnasõbralikumate toodete tootmine ainsana tootetest, mis võimalikud, kas see parandab eksporti või mitte, sõltub ju juba turundamisvõimalustest ja turundamise sisust. Aga tänasel hetkel, mida heidavad ettevõtjad, ütlevadki, et see on nagu venitatud kumm, kus öeldakse, saab nii, saab ka naa. Saab nii, saab ka naa. Mis tähendab seda, et mingit selget piiri, et me põlevkivist otse energiatooteid ei tee, seda seest välja ei loe. On ju väga, Marek, on ju väga selged eesmärgid. Üks Euroopa Liidu kliimaeesmärke seab sihiks aastaks 2040 peab süsihappegaasi või siis CO2 heide võrreldes 90. aastaga olema 90% väiksem. Ja, aga see ongi nii. Väga selgelt mõõdetav. Aga see tähendabki seda, et see kliimaseadus peaks seda aktsenteerima, aga ta möönab, et on olemas selline laiem seadus ja tegelikult mida ka ettevõtjad ette heidavad, just ettevõtjad, ongi see, et millal me siis peale hakkame? Kas aasta pärast või 5 aasta pärast? Ehk valitsus püüab teha nagu seadust ja paluda Riigikogul seda heaks kiita, mis tegelikult muutusi ei tekitaks, mis muutuste asemel tekitaks sellise ebamäärase plämina. See on tegelikult ju, nagu me arutasime Haridus- ja Teadusministeeriumi puhul, nagu just sai mainitud Sotsiaalministeeriumi puhul, kus on selge juhtimise protsessi kriis, nii on ka Kliimaministeeriumis täpselt samasugune lugu, ehk et kliimaministri avalikud väljaütlemised viitavad kõigile, kes seda vähegi analüüsida tahavad, sügavalt selle peale, et ta ei saagi aru. Ilma selle kliimaseadusetagi on probleeme. No võtame puitu töötleva ettevõtte. No võtame puitu töötleva ettevõtte. Kuidas tema saab investeerida tulevikku teadmata või tal on ju väga raske ennustada, millised on raiemahud näiteks 3 aasta pärast või milline on puidu eksport või milline on puidu hind ja nii edasi, nii edasi. Ega seda seadusega ei reguleeri. Ei, seadusega seda ei reguleerita, aga kliimaseadus peaks ütlema seda, et tõenäoliselt see tegevusvaldkond Eestis perspektiivi ei oma nii pea. Ja küsimus ongi... Mis tegevusvaldkond? Metsandus. Toho. Sellepärast, et metsandus toimib täna sellisel moel, et ta kliimaolusid kahjustab. Ehk et kliimaseadus ei ole oma olemuses aus. Ja seda heidavadki ettevõtjad ette. Mis on muhele, Taimar? No ma praegu muhelen selle üle, et tegelikult, mis ma öelda tahtsin, see ütles ju ka Marek juba ära, ta ütles üldse nagu väga palju seda, millega ma olen nõus just selles mõttes, et need ministeeriumite tegevused on meil tõesti nagu ühisnimetaja, ükskõik mis ministeeriumi me täna ette oleme võtnud, sealt tuleb midagi väga, väga sellist pudedat, väga ülddeklaratiivset, mingisugused lubadused ja samas selguse asemel, mida nagu ootaks nagu seadusandjalt ja valitsuse tegevuselt, nad süvendavad segadust. Ja see on hästi kurb just nendel teemadel, mis on eestlastele väga olulised. Nii haridus, millest me rääkisime, tervis ja majandus ja ka metsandus. Ja keskkond. Et kõigis valdkondades selle asemel, et midagi juhtida, mingisuguseid asju ära otsustada, me tegelikult muudame selle asja veel kuidagi selliseks lahtisemaks ja segasemaks. Aga protsess on demokraatlik. Kliimaseaduse eelnõu on olnud kuid kooskõlastusringil. 900 parandusettepanekut. No nende 900 hulgast võiks ikka 100 väga asjalikku ettepanekut olla. Ja kindlasti ongi. Ja, aga küsimus ongi selles, et kliimaseaduse enda arhitektuur, kliimaminister on meil arhitektuur
on kipakas. Insener ei oska sellise konstruktsiooniga maja ehitada ja see ongi kipakas. See maja on nii-öelda vundament taeva pool, katus maa pool ja ta hõljub õhus. Ja kui insenerilt küsida, et kuidas seda ehitada, ütleb, et mina, ütleb kliimaminister arhitektina, olen pigem nagu selline kunstnik. Teie asi on välja mõelda, kuidas seda saab teha. Seda ei saagi teha. See on nagu kokkuvõte. Täpselt samamoodi nagu patsiendi kindlustus ei kindlusta patsienti, täpselt samamoodi kliimakindla majanduse seadus ei kindlusta ei kliimat ega majandust ja selles seisnebki nii-öelda loomevõimetus, mis on ministeeriumitele ka hariduse valdkonnas ühine nimetaja ja me lihtsalt nii-öelda vaatame mämm ja ma loodan, et õige pea tulevad nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka ettevõtjate selgemad nii-öelda väljaütlemised, mida ju tegelikult on juba tulema hakanud. Ma püüan leida midagi positiivset ka, kui kliimaseadus vastu võetakse sellisel kujul või parandatud kujul, siis see tähendab ka kümnete ja kümnete teiste seaduste muutmist ja hea uudis on see, et Riigikogul saab tööd juurde tulla, mis ei ole ju ometi halb. Kuulge. Tühja tööd. Marek Strandberg, Aimar Altosaar, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite Keskpäevatund järgmisel laupäeval. Keskpäevatund.